Tere hommikust veel kord. Käes on siis kolmapäev, 9. juuli ja ma otsustasin, et oleks aeg hakata taas vlogima. Aitäh. 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 Ja ausalt öeldes ma ei tea, ma panen ennast tööks ka veel, mis ma olen. Mis vahepeal nagu juhtunud on või mis toimunud on. Kuidagi nagu nii palju, aga samas mitte midagi. Nii palju on. Ja teate, ma täna hommikul avastasin, et mul on selline mõnevõrra nagu keeruline probleem. Nimelt, ma ei tea, ma ei taha nagu kaaluteema on üsna triggering, ma kujutan ette, aga ma ei taha sellel nagu pikalt peatuda, aga ühesõnaga point on sellest, et ma olen päris palju viimase aasta ja võib-olla isegi poole aastaga nagu alla võtnud ja jõudnud siis kaalu mõttes raseduseelse kaaluni miinus tegelikult veel mingid kilod. Ja nüüd on, mis on kallis? Tahad välja või? Tahad välja tulla või? Okei. Korja kokku need, mis põrandal on siis. Korja need kokku ja pane kausi sisse. Mis sa viskasid maha, pane kausi sisse. Ühesõnaga, kuhu ma jõudsin mitte kuskile. Et jah, ma olen kaalus ühesõnaga alla võtnud palju ja mul on see probleem nüüd, et kõik riided suured. Nagu see on natuke frustreeriv, sellepärast, et need mu lemmikud püksid, mis ma täna jalga panin, Massimo Tutti väga ilusad püksid, on mulle ka väga suured nüüd. Mis on ühelt poolt ju tegelikult nagu tore on ju, mis ma annan sulle, ma ei saa sulle siit midagi anda. Mis on ühelt poolt ju väga tore on ju, teame naistena küll, et kogu aeg tahaks nagu kaalu langetada ja kogu aeg on nagu, ma ei tea, 2 või 5 kilo liiga palju. No, võta ilusti. Sa oled üks suur distraction, ma ütlen. Oled üks suur distraction, aga hästi armas. Aga nüüd on probleem sellest, et mul on vaja väga palju riideid välja vahetada. Ja see jällegi ei ole eriti tore mu rahakotile. Ei ole. Söök on ka nii kallis. Jaa. Vot nüüd see on see probleem, millega ma siin silmitsi seisan praegu. Väga suur probleem tõesti. Aga ma tahtsin näidata, ma Instagrami storydes rääkisin nendest BB-kreemidest ka. Mulle saadeti selline tore pakk Bellilt ja ma pean ütlema, ma täiega fänn on seda BB-kreemi. Ma olen seda nüüd kasutanud mingi peaaegu nädal aega. Veel vist päris nädalat ei ole. Ja mulle väga meeldib see. Ja mulle meeldib see lippmask, see huulemask ka. On selline roosakas, meeldib nagu rohkem, punane on nagu siuke võib-olla mitte minu everyday vibe, aga see roosakas on väga ilus. Nüüd üle siia siis, anna siia siis. Nii et neid olen siin kasutanud ka hoogsasti. Ja need on tõesti mõnusad, sest need on selle SPF-iga, kuigi meil siin super suve väljas ei ole praegu, siis nii-öelda päevavalguse käes ikkagi peaks kandma SPF-iga. Mis veel? Ta lonks vahepeal kohvist. Tervis natukene jumpsib. Ja ma ei tea, kas see on lihtsalt sellest, et ma olen endale hästi palju kuidagi praegu haaranud ja kuidagi hästi stressirohke on olnud. Et ma olen kunagi natuke silmitsi seisnud nagu
sellise tugevama ärevusega. Ja see on natuke nagu pead tõstmas. Ja see väljendub eelkõige selles, et mul on raskusi magamisega. Ja mitte sellega, et unetunde kuidagi vähe oleks või et ei oleks aega magada, aga ma lihtsalt magan väga kehvasti, mul süda puperdab ja nii edasi, nii edasi. Aga nüüd natuke läheb jälle rahulikumaks, nii et siis äkki läheb paremaks. Jah. Ja mõtlesin, eks ma siis pean sinna EKG-sse ka vist uuesti ikkagi minema, et ma perearstiga võtan ühendust kindlasti. Võt jah, et ma siin kogemata panin pildiga vahepeal tasku. Aga see oli lihtsalt selline ärev olukord, et me... No mine praegu üles ja pane praegu kinni, võta pall, too pall. Too pall, kus pall on? Too pall. Jah, pane praegu üles ja mine. Jah. Et oli selline, sorry, see Leo lihtsalt distractib mind igal võimalusel. Aga oli selline ärev olukord, et jalutasime Mihkliga ilusal õhtul ilusat jalutuskäiku päikseloojangu paistel põhimõtteliselt ja siis nägime päris jubedat elektritõuksi õnnetust ühesõnaga. Ja ma seal siis kutsusin kiirabi ja kõik siuksed asjad. Ja siis lõpuks, kui asi hakkas nagu lahenema vaikselt või kiirabi juba oli lähemal ja abi oli teel ja mis iganes, siis ma tõusin püsti ja panin ise hoopis pildi tasku, nii et ja oli siuke olukord ka vahepeal. Nii et ilmselt adrenaliin ja ongi mingil määral mingisugune stress praegu on tulnud. Et mul on jah kombeks niimoodi, et ma kuidagi vaimselt võtan endale tihti hästi palju, eriti võtan vastu mingeid väljakutseid, kus ma tean, et ma ise saan areneda ja võib-olla sellest on ka kasu kellelgi teisel. See on minu jaoks nagu kõige parem kombo üldse ja siis ma ei suuda kunagi ei öelda. Ja mõnikord mul lihtsalt satub lühikese ajaperioodi kohta väga palju selliseid asju nagu lauale. Ja siis lihtsalt ilmselt keha ei pea vastu. Aga mul hakkab jah puhkus nüüd tegelikult järgmisest esmaspäevast ametlikult, aga mul on nädalavahetus nagu vaba, et siis reedel on viimane tööpäev. Natuke kahtlen, et kas ma reedel üldse tööle saan minna, sest meil on, Mihklil on mingid tähtsad asjad, et ta on ise Leoga ilusti praegu kodus olnud. Aga kuna ta vist reedel ei saa ja Leo on meil haige, tal oli jälle või on jälle kõrvapõletik. See on teine teema, mis tekitab minus väga palju igasugust ärevust ja stressi. Ma ei taha sellest pikemalt peatuda, sest et ma kardan, et ma võin murduda, aga ühesõnaga meil on mingid teist tüüpi antibiootikumid nüüd peal, nii et katsetame neid. Vot. Aga et võimalik, et ma siis reedel ei saa ka tööle minna. Ja ega suurt midagi siin vahepeal toimunud ei ole. Ma ei tea, kuidas teil läheb selles mõttes, et kuidagi nii õnnetuks teeb see ilm. Üldse ei ole seda suvevaimi. Mitte, et siin ilmast rääkima. Pidin endale meiki tegema. Täiesti unustasin. Mitte, et sellest ilmast rääkimine oleks nagu eriti huvitav. Aga paratamatult on Eestis see ikkagi väga-väga teema. Aga ehk ikka tuleb suviga. Kas sa viskisid maha või? Palun korja kokku. Pane tagasi kaussi. Jah, pane ilusti kaussi tagasi ka. Jah, väga tubli. Siis ma räägin Leoga siukse häälega vabandust. Ühesõnaga ma teen enda meigi ära ja lähen varsti tööle. Mihkel tuleb trennist tagasi. Aga jah, sellised kuidagi lood siinpool. Aga mul on väga edukad shoppingud olnud viimasel ajal.
issa, ma olen 10 minutit rääkinud. Appi. Mingi podcasti episood tuleb siit või? Aga jah, mul on päris edukad vaeskäigud olnud, nii et ma soovitan, tegelikult ma ei soovita minna poodidesse, aga selles mõttes, kellel on midagi vaja, ei lähe praegu ülesse. Kellel on midagi vaja, siis päris palju allahindlusi on. Näiteks ma sain bikiinid H&M-ist. Alumine osa maksis mingi 40 4 euri ja ülemine maksis 10, nii et ja päris ägedad. Võt. Nii lähe õue. Nüüd on Brianna omad ja teate, mis on maailma kõige nunnum asja või? Ma veel ütlen siia lõppu enne, kui ma selle lausa siin lõpetan. Leo vaikselt hakkab rääkima, on ju. Küll nagu tasa ja targu pigem. Kui ta hüüab Briannat annaks. See on lihtsalt nii nunnu. Ta on hommikul seal ukse taga. Brianna muidugi magab ka ja mõni. Anna. Siis koputab seal uksele. See on lihtsalt nii armas. Ühesõnaga. Ja ei võta neid. Pane tagasi. Me ei lähe õue. Ja pane tagasi, palun. Võt. Aga it's going crazy siin. Nii et ma toimetan edasi. Käes on neljapäeva õhtu, kell on 7 läbi. Leo on jäämas magama. Ta on endiselt haige. Tal tegelikult nüüd juba on parem selles mõttes, aga mitte veel täitsa terve. Ja homme ma peangi taga paraku koju jääma. Ma õhtul küll plaanin ühele sünnipäevale minna. Ma kuidagi püüan ennast selleks mõttes ka valmis panna, sest ma ei ole käinud niimoodi väljas. Ma ei tea, mitu aastat vist. Nii et see tekitab minus natukene ärevust. Sest et ma ei ole väga selline peotaja enam, ma pean ütlema. Ja mulle meeldib minna kell 10 magama või äärmisel juhul 11 ja teha oma toimetusi, aga ma kuidagi tunnen, et ma olen selles nagu rutiinis ka nii kõvasti sees. Ja see tegelikult ei tekita minu stressi selles mõttes, et mulle meeldib see elu, ma nagu naudin seda, see ei ole minu jaoks midagi sellist nagu ebatavalist, see ongi väga minu loomupärane, aga ma tunnen, et aeg-ajalt võib-olla peaks tegema ka selliseid toredaid tegevusi ja saama sõpradega kokku. Aga homme ma olen päeval kodus, ma tööle ei saa minna, sest et Mihkel ei saa ka Leoga tegeleda, nii et ja ta on terve nädala taga jälle tegelenud, nii et ma pean siis ennast korraks ohverdama ja oma tööd. Aga õnneks see õnneks midagi hullu ei ole. Ja esmaspäevast hakkab mul niikuinii puhkus ja mingid tööasjad ma lõpetan siin homme veel ära, saadan mingitele inimestele kirju, et ma olen puhkusel ja kelle poole pöörduda ja nii edasi ja nii edasi. Aga jah, ma tahtsin jagada, ma kuulan just The Diary of CEO episoodi sellest, kuidas üks munk räägib budismist. Ja ma tihti ennem nagu ei julgeks midagi soovitada, ma olen kuskil poole peal praegu, aga keda huvitab selline, kuidas siis on mindful
selline nagu kuidagi teadlik elamine võib-olla ja ka meditatsioon näiteks, siis ma soovitan seda kuulata, sest minu meelest ta ülihästi rääkis lahti selle, kuidas mediteerida ja miks inimesed näiteks ei mediteeri või kui proovivad, siis nad tunnevad, et nad on ebaõnnestunud ja ei taha seda nagu teha. Ja ta rääkis sellest, et mediteerimine ei ole tegelikult, kui see sind üldse ei huvita, siis nagu skip, aga kui sind natuke huvitab, siis nagu minu meelest see päris hästi kuidagi nagu klikib, ma usun. Aga ühesõnaga ta rääkis sellest, kuidas mediteerimine ei ole oma mõtete nagu väljalülitamine. Et tihti arvatakse, et ja hakatakse iseennast nagu süüdistama, et ma ei saa hakkama, mulle ei meeldi mediteerida, ma ei saa see ei ole, ju siis ma ei ole selleks nagu loodud või mis iganes, et ja antakse alla. Aga tegelikult mediteerimine ei ole see, et sa nüüd istud 10 minutit, ma ei tea, põhimõtteliselt teadvusetult lihtsalt et see ja ilma igasuguse mõtteta nii-öelda peas, et see ei ole see eesmärk tegelikult. Et tegelikult ma ei ole mingisugune spetsialist selles, sest ma ei ole seda absoluutselt õppinud, ma olen seda ise väga vähe praktiseerinud. Nii et ma ei räägi kuskilt nagu teadusest nii-öelda kuidagi või aga ma räägin lihtsalt seda, mida tema ütles ja mis mul kuidagi hästi meeldis, oligi. Ühesõnaga see, et sa istud mugavalt ja keskendud oma hingamisele. Ja tihti ongi see, et okei, sul öeldakse, et keskendu oma hingamisele, mitte just sellele, et sa hakkad mingit teadlikult hingamistööd tegema, sest see on hoopis mingi muu praktika, aga lihtsalt see, et sa hingad sisse, hingad välja, hingad sisse, hingad välja. Ja tihti ongi see, et mingil hetkel sa tabad, et oh my god, ma ei tea, käin oma poe nimekirja oma peas läbi või mõtlen nendele e-mailidele, mis mul on vaja vastata või mis igasugused kodutööd mul on vaja ära teha, onju. Ja siis sa kohe mõtled, et issand, aga ma oleks pidanud tegelema hoopis sellega, et ma keskendun oma hingamisele, et kuidas ma küll nii rumal olen, kuidas ma ei saa hakkama sellega ja siis tekib see lühis, et sa hakkad iseennast süüdistama. Ja sellisel negatiivsel viisil tegelikult tekib rohkem nagu ärevust hoopis ja mediteerimise point ongi see, et tegelikult sa nagu teadvustad, et okei, ma nüüd sattusin sinna kohta, et ma hakkasin oma peas kerima igasuguseid muid mõtteid, tööalaseid mõtteid, mingeid muid kohustusi, aga ma suudan teadlikult aru saada, et okei, see ei ole see koht, kus ma tahan praegu olla, ma tahan keskenduda oma hingamisele ja siis sa tuled tagasi selle hingamise juurde nii-öelda. Et see on see, mis õpetab sind tegelikult ka muudes olukordades oma mõtteid võib-olla paremini juhtima, mingites olukordades rahulikumaks jääma ja ka ärevusega tegelikult mingil määral nagu siis paremini toime tulema. Vot. Ma ei tea, kui hästi ma suutsin praegu seda edasi anda, aga lihtsalt ma ise mäletan, et kui ma esimesed korral kunagi proovisin küll juhendatud meditatsiooni, siis ma ise mäletan, kuidas mul kohe esimene mõte oli ka see ennast süüdistav ja sükkas nagu solvav ja halvustav, et kuidas ma ei saa hakkama ja mulle ei meeldi see ja kuidas teised seda üldse teevad. Et selle negatiivse fooni loomine on tegelikult just nagu pärssiv selle. Sorry, mul sai telefonil korraks maht täis, nii et ma püüan jätkata. Et ühesõnaga jah, ma võib-olla ei anna seda kõige paremini edasi, nii et kui see sind natukene huvitab, siis ma soovitan seda episoodi kuulata. Vot, nii et ma siin jätkan seda kuulamist praegu. Ja näeme, millal näeme, sellepärast, et ma arvan, et äkki homset päeva ma filmin ja siis ma panen nädalavahetuseks mingisuguse väikse jupikese siit kokku. Ma tean, et päris põnevat sisu siit pole loota, sest ma ei olegi tegelikult midagi teinud ja ma ei tea, kuidas teil on, aga see ilm
ma olen vist kõikides videotes seda ilmateemat puudutanud, aga no tõesti, mis toimub? Täitsa nagu crazy on see värk, polegi näinud sellist suve. Rohkem nagu selline sügise vaib kogu aeg, praegu ka mega hull tuul ja hullult sajab vihma ka veel. Vot, aga jah, homme ma toimetan siin kodus, äkki ma näitan, mida ma siis teen, ilmselt ma koristan. Ega siin ei ole väga suurt midagi teha. Et ma kuulan oma episoodi edasi. Sorry, ma unustasin ära, et mul on lüpsunud uks peale, ma sügasin oma silma, nii et ma ei tea, miks ma ennast sinna internetti niimoodi üles panen, aga ma tahtsin öelda, et see osa läheb minu meelest veel järjest panemaks. Ja kui sa ka mõnikord ikka vaevled, mis ma arvan tänapäeval nagu väga aktuaalne igatepidi ja arusaadav, aga vaevled sellega, et kipud kuidagi igast asju üle mõtlema, siis ma ei tea, see kuidagi nii mõnusasti seletab igasuguseid asju lahti. Nii et väga soovitan. Mine kuula. Ma ise kuulan nüüd edasi. Tere hommikust. Ma panen kohe seal muusikaga korraks vaiksemaks. Kell on 7. Me ärkasime kell 6. Ja siin ärkasid kell 6 juba. Ja nii, et meil on juba siin mäng käimas. Näete. Mis on seal? Meil on siin juba kõva autodega mäng käimas. Mis on tegelikult tore, sest et paistab, et Leol on parem olla, vaikselt terveks saama. Panin muusika liiga vaikseks või? Ühesõnaga, kuulame siin muusikat ja mängime autodega. Ja hopsti, ma istun siia maa korraks. Ja ma varsti, kui kell saab, ma ei teagi, mis kell meil see perearsti keskus lahti tehakse 19. Ära niimoodi tee, Lea, palun. Ilusti, jah? Ilusti mängi. Siis ma pean helistama arstile, et ta mulle tänaseks uued teha vormistaks. Ja muud midagi, ilm on täiesti kohutav, nagu nii kohutav, et õudne hakkab lihtsalt. Müristab, mingi padukat sajab. Ma ei tea, minu meelest korra juba lõi välku ka, nii et ma ei tea. Ja no tore on see, et Brianna ärkas täna hommikul üles. Anna, jah, Brianna. Ta läks nüüd uuesti magama. Ja, hallo. Kohe näida. Leo näita, mis sa tegid. Tee hallo. Hallo. Ühesõnaga, Brianna ärkas täna hommikul üles ja ta kurtis, et ta kurk valutab. Nii et that's great. Mul on tast nii kahju lihtsalt, sest see suvevaheaeg. Ma ei tea. Lihtsalt polegi olnud tal mingit normaalset suvevaheaega. Ma ei ole saanud isegi kuskil käia. Okei, Leo on haige ka, aga noh, ta ei... Nagu isegi õues ei saa normaalselt käia. Ja ma ei ole saanud isegi oma terrassi nagu korda puhastada ja Leo ei tohi niimoodi puhastada ja õlitada korralikult, sest et kogu aeg sajab mingit vihma lihtsalt. See laul sulle meeldib, jah?
Vot, nii et jah, sellised lood, mis siin mängime. Autodega. Vot, meil on oma kohvi. Kas tööd emme juurde ka või? Töötad emmele kalli. Ära viska. Tule tee emmele kalli parem. Nii et jah. Katsun siis Leod lõbustada. Vaatan, kas ma pean talle rohtu ka veel andma. Ja kuulama muusikat. Leole meeldib väga Ed Sheeran. Nii et kuulame seda. Kus läksid nüüd? Tule nüüd korraks siia ka. Tule ilus puiss. Jah. Mis läks? Emme on hea see rallirada ja õnne. Sulle saab varsti patsi hakata tegema ju. Õnne. Sa oled nii armas, väike mees. Sul ei ole vist palavikku. Mis see on, Lea? Mis see on? Mis see on? Auto. On või? On auto see? Nüüd armas meil. Ma olen juba väsinud. Ma räägin, tööl käimine on palju toredam. Mitte palju toredam, selles mõttes mulle meeldib oma lastega mängida, aga see on väsitav. Mitte kui üks on lihtsalt tornaado. Ma siin vlogi alguses või keskel või kuskil rääkisin sellest kaalust ühesõnaga. Ma näitan neid pükse, mis olid mul... Ma ei saa rääkida. Mida sa naerad? Ühesõnaga ma näitan pükse, mis mul on jalas, mis olid mul aasta aega tagasi nagu täiesti parajad. Niimoodi, et need olid nagu mul ümber. Mihkel juba ammu käisib mul neid ära visata, aga ma kasutan neid kodupükstena. Ühesõnaga vaadaks seda. Nii. Esiteks need olid kõrge värvliga, ehk siis need istusid mulle nagu niimoodi on ja siin koha peal. Noh, üle naba nagu. Ja nagu tagumikust ka ilusti on ju. Ja vaadaks. Et noh, kui ma räägin, et mul on riided suured, siis ma mõtlen reaalselt, et nad ongi nagu suured. Mis me teeme, Lea? Emmel on uusi riidid vaja. Ehk siis jah, ma loodan, et see teema nagu kedagi väga nagu rivist välja ei löö. Noh, selles mõttes, et ma ei taha, see ei ole nagu mingi asi, millega ma siin nagu nii-öelda tahaks kuidagi uhkustada või midagi, vaid see on lihtsalt mul nagu real problem. Sina tekitad minus kaalulangust või? On? Ühesõnaga. See pidi taid olema.
ühesõnaga, see on see, mida ma mõtlen siis. Ma ei tea, nii vist ka ei saa kanda ju. Ma kannan neid. Ma kannan ikka neid pükse. Apsti! No nii, kell on vahepeal saamas juba 11. Ja ma mõtlesin, ma tulen lõpetan selle vlogi ikkagi siin kohal ära, et siis ma jõuan selle äkki täna kokku ka panna. Sest nädalavahetusel ma sellega ilmselt ei jõuaks niikuinii tegeleda. Aga ma olen siin natuke koristanud, püüdnud oma perearsti kätte saada suht tulutult. Mõtlengi, et kas ma pean läbi selle e-perearsti keskuse äkki talle mingisuguse märguande tegema. Ja ei saa teda kätte üldse kuidagi praegu. Ja Brianna ärkas, nüüd on väike palavik, 37,4 oli praegu. Nii et ma ei teagi, mis värk temaga on. Tundub siuke nagu lõputu ring nende laste haigustega. Aga jah, selline väike podcasti episood nagu tuli minu poolt seekord, nii et olge tublid ja ma soovin teile ikkagi toredat suve jätku. Kuigi see ilm tõesti ei ole väga suvine, aga ma ei tea, püüame kuidagi hoida veel seda positiivset meelt. Vot, aga näeme siis järgmine kord. Ja kui sulle video meeldis, siis sa võid sellele vajutada like. Ja kui sa ei ole veel subscribe'inud, siis tee palun seda ka, sest see aitab mind päris palju igatepidi ja toetab ka. Nii et aitäh sulle. Olge tublid. Tšau.